Tere, minu nimi on päriselt ikka veel Lauri. Tere, mina olen siis Tiraan, nimega Kristjan ja olen kohalik Goblini entusiast. Tom. Mudelite ehitamine mulle meeldis. Huvitav oli ehitada Spearheadi niimoodi, et pooled Spearheadi mudelid olid standard, nii-öelda Games Workshopi mudelid, ja pooled olid siis minu enda kit bashimine. Ja ma kit bashisin kokku siis Flesh Eater Courtsi Ghoulid ja Blight Kingside juppe, et teha nad siukseks nörglimaks, et saada sellist peenikese zombi võbe. Ja ma arvan, et see tuli päris hästi välja. Mulle väga meeldis nende mudelite ehitamine, kuigi tuleb tunnistada selle kuu aja jooksul, kus me sellega tegelesime, mul umbes 6 aega kulus planeerimisele ja siis umbes 3 päeva kulus elu eest ehitamisele, et oli vahva ja oli tore, aga jah, läks lõpus hästi kiireks. Mudelite ehitamine ei ole väga minu jaoks kunagi nauditav protsess, aga õnneks nad üpriski lihtsalt ehitavad. Mulle natuke väga ei meeldinud see, et ma pidin see Spearhead või see soovitas hästi palju nüüd isa jubinepani juurde trofees asju. Ma pigem jätsin nad hästi paljaks, kus neil ei ole trofees küljes. Hiljem näitan oma see suure bossi mudelit, kus pead panema see suure kolju külge, mida mina meelega oleks välja jätnud, aga mõtlesin, okei, see suur võib jääda. Värvimise protsess oli huvitav, sellepärast, et jällegi pool odapead on tehtud sellises tavalises nörgliskeemis, mida oli huvitav teha. Esimest korda elus ma natuke jälgisin mingit siukest painting tutorialit YouTube'ist ja tulemus oli päris hea. Teine pool Spearheadi värviskeemist tekkis niimoodi, et ma lasin Kristjanil ühe oma mudeli ära värvida. Seega tema valis mulle põhimõtteliselt värviskeemi ja ülejäänud odapeaga ma siis pidin lihtsalt tema stiili ja värve kuidagi jäljendama, mis oli ka huvitav väljakutse. Ma ei ole seda varem teinud, aga ma arvan, et see õpetas mulle palju, eriti just sükest natuke värvilisemat värviskeemi tegemist ja ka võib-olla highlightimist. Värvimine iseenesest ta oli tore, sest et ta sai kiiresti valmis ja tuli täitsa tore kokku. Kuigi ma pean tunnistama, ma väga ei lükanud ennast nagu mugavustsoonist välja, et see oli siuke suhteliselt tuttav kõik. Algus värviskeemi leidmine oli üllatavalt raske, siis ma mõtlesin kohe, et kui esimest osa mäletad, ma mõtlesin, et võtan see tiili, panen mingi punase tiili või oranžiga kokku, ma panin selle mudeli peale ja ma sain aru, see kohutavalt kole nägi välja. Ja siis ma mõtlesingi, hakkasin katsetama ja lõpuks jõudsin ikkagi klassikalise rohelise peale, mida ma ei lubanud teha. Aga ma leidsin hästi huvitav skeemi enda jaoks, mis mulle nagu meeldis, mida ma sain teha. Ja kokkuvõttes algas väga huvitavalt oli see, et need vennad, kelle turvis vähem, kelle rohkem nahka, mõtlesin, ma hakkan nende värvimis kõige rohkem hakkab mind häirima nende värvima, aga tuli vastupidi, nende värvimine kõige toredam, see nahk oli äge teha. Ja siis need lõpumudelid, kus oli palju turvist just, oli pigem just olid see, kus tahtis see projekt murduda minu jaoks, kus ma ei tahtnud enam üldse värvida. Ma ei ole kindel, et ma seda Tirani värviskeemi kuidagi edasi jätkan, aga seda standard nörgliskeemi ma olen juba kasutanud suurema armee värvimisel ja ehitamisel ja ilmselt kui ma kunagi nörglit edasi teen, siis ma jätkan sellega samuti. Nii palju kui ta on värviskeem, ma plaanin temaga jätkata, kuigi suuresti ainus stabiilne osa minu värviskeemist on, et on alused enam-vähem sarnased ja goblinite nahk on enam-vähem samamoodi värvitud, et kõik muu on ta siuke suht lopergune ja sassis ja segane. Ma arvan, võtan siis palju inspiratsiooni, kui ma peaks kunagi seda armeed edasi tegema, siis ma arvan, teen samas skeemis, sest see skeem mul iseenesest meeldib, aga ma ei ole kindel, kas ma jätkan üldse selle armeega. Minu lemmikmudel on üks Plaguebearer, mille ma tegin, lipukandja. Mulle meeldib ta, sest ma arvan, et ta värvid tulid hästi välja. Plus ma lipu peale
proovisin freehandida sellist vana Euroopa kunstistiilis ikooni mungast, kelle suust tuleb välja konn. Ja ma arvan, et see ei tulnud päris nii välja, nagu see algne pilt oli, aga ta tuli väga hea välja ja ma olen väga uhke selle freehandi üle, mida ma teha suutsin sinna lipu peale. Lemmikmudel on mul täitsa siin olemas. See on siis hundi ratsanik, aga hundil on goblinid pannud õhupalli selga. Vist naelutanud, ma väga palju selle ühenduse koha peale ei mõelnud, aga oli siis kurb hundike, kes tahtis lennata nagu kõik tema squeagidest vennakesed, nii et tal värviti nägu punaseks, pandi õhupall selga ja nüüd ta hüpleb rõõmsalt läbi õhu. Lemmikmudel tegelikult on 2 tükki. Esimene ongi see nahaga vend, tuli hästi äge, mulle meeldis see, et ma julgesin proovisin tegema seda näomaalingut nii-öelda neile, et neil on sõjamaaling peal, mis tõmbab näole kohe selle, pilgu tõmbab näo peale, kui seda mudelit vaatad, see on esimene asi, mis märkad, ja siis see punane, mis on väga hea kontrast selle rohelisega, ma jäin väga rahule. Aga põhimudel ongi, ma arvan, see suur vend, siin ongi see suur kolju, mis mulle väga ei meeldinud ausalt öeldes, et ma pidin selle panema külge, õnneks see tuli värvides päris kena välja ja ma panin siia ka väikse draakoni tapja märgi talle peale, väikse transferi, väike salamander, ehk mängi 4K, siis saate niisugused asju. Ja aga üleüldiselt see mudeli ka väga äge, et suur boss tuli päris vinge. Kuigi ma lootsin, et nad kõik on sama suured kui see, aga need olid palju väiksemad. Mõtlesin, minu oda peal nii-öelda loor siis on see, et EOS-i maailmas on olnud 2 mingil määral kõrvuti seisvat kuningriiki. Üks neist langes mingi hetk Flesh Eater kortsidele ja teine langes siis Nörgli võimusesse. Ja see, kes Nörgli võimusse langes, läks mingi hetk oma naabritele külla. Flesh Eater kortsi tegelased võitlesid samal ajal kellegiga ja need Nörglile langenud inimesed siis aitasid neid oma naabreid nii-öelda. Ja Flesh Eater kortsi kuningriigi inimesed siis mõtlesid, et nad on ikkagi meie naabrid ja nad tulid meile appi, seega ühendame jõud ja hakkame koos maailma valutama. Armee lugu maailmasisest kui niimoodi väga konkreetselt ei olegi, sest et ma võtsin selle huntide armee, mis goblinitel on, kes siis ajavad päikest taga, et teda maha küttida, aga ma tegin ta ümber sihukese vanakooli üksuse nimel järgi nagu Snotling Pumpwagon, sest et need on mulle alati meeldinud ja ma mõtlesin, et teeks ports suuri kärusid ja kaarikuid ja veidraid asju, kus goblinid sees sõidavad ja mul ei ole endal tekkinud konkreetset lugu, aga ta on lihtsalt mulle sihuke armas vanakooli üksus, mis ma tahtsin tuua modernsesse AOS-i. Kusjuures jah, kui ma seda värvisin, ma alati vaatasin seda, et kui ma vaatasin netist hästi palju pilte, ma vaatasin hästi palju pilte nendest armeega, mida on inimesed värvinud. Ja tihti peale oli see, kas see klassikaline kollane skeem, mis on hästi viisakalt ja korralikult tehtud. Ma tean, et Iron Source'il ei ole väga palju loori, aga nende loor on alati see, et nad leiavad mingi turvisi tüki, nad taavad selle endale vastu nahka, nad taavad lihtsalt toore jõuga selle endale parajaks. Ja siis mõtlesin, kust tuleb nendel see mõte, et nad värvivad selle hästi ilusaks ära. See ei klappinud minu jaoks mu peas. Siis hakkasin mõtlema. Okei, nad teevad seda turvist, nad teevad metallitüki, nad ei värvi seda. Okei, fine. Aga siis hakkan mõtlema, et see jääb nii jama välja, kui ainult on kõik ühte metalli. Ja siis ma lisasin neid kollase tükke ja see mõte on see, et nad võitlevad kogu aeg põhimõtteliselt tormitaatute vastu. Ja kui tormitaatute see jama, et kui nad ära sured, see keha hakkab ära. Aga nende turvis jääb alles, ehk seda ka vend on, see rohkem tal seda kuldset turvis siin peal on. Ehk seda rohkem tormitaatut on maha võtnud, seda rohkem ta on enda külge pannud saanud. Ehk seda väiksem, seda mõtetum vend on, seda vähem tal on seda kuldset peal. Et see oligi nagu minu mõte, et teha niisugune väike Iron Source'i loor, et hästi kõvad vennad, aga põhiliselt võitavad tormitaatute vastu. Mängida ma veel ei ole jõudnud. Tänasel rekordimispäeval on mu esimene mäng selle odapeaga. Seega eks näis, kuidas läheb. Ma veel ei ole selle Spearheadiga mänginud,
aga ma loodan umbes 20 minuti pärast saama ta lauale. Kahjuks ei ole. See kahjuks jäi pooleli, siis ma lootsin teha, aga siis ma sain jälle proovida 40K-d ja see hakkas liiga palju rohkem meeldima ja aega on lihtsalt põhjusest piiratud. Ma olen juba teinud ta päris armeeks. Mul on 2100 punkti umbes nörgli armeed ja kui vaja, siis ma saaksin selle ilmselt 2500 peale. Mul on piisavalt juppe ja mudeleid olemas, aga ma võib-olla teen korraks nörglist pausi. Selles mõttes päris armeeks ta saab või täpsem on öelda, et kui ma ta koju tagasi viin, siis ta ühineb päris armeega, et mul on vist äkki 3000 punkti siis juba koos goblinid või äkki isegi rohkem, ma ei ole päris ammu lugenud üle kõiki neid. Ma väga sügavalt kahtlen praegult. Ma ei usu, et ma seda päris armeeks teen, sest see projekt harkas väga toredalt. Need 3 mudel, kui see on vist Berserker või mis iganes on, väga tore värvida, boss oli äge. 5 squad, ma ei tea, mis need nimed on, oli juba okei, aga kui ma jõudsin selle 10 squadi jalaväe peale, siis ma sain aru, et need jalaväge oli nii masendav värvida, et nad põhimõtteliselt oligi, ma värvisin kõik muud asjad jumal kiirelt ära ja see 2 nädalat põhimõtteliselt seisma ja jalaväge lihtsalt seisis, kuni lõpuks oligi see, et leppisin kokku, et me peaks filmima ja siis ma lihtsalt surusin ennast läbi täis füüsijõuga ja ma tundsin, et kui ma peaks 10 jalaväge veel värvima, ma lootsin, et see on eliitarmee, aga kui ma peaks neid veel värvima, ma arvan, see võtaks täiesti isu ära. Praeguse hetkel ma olen sellest projektist natuke väsinud, ma arvan, et ma hetkel ei tee sellest midagi edasi, aga samas ma ei oska öelda, mis tulevik toob. Age of Sigmar, ma ei tea, kas ta muutus just toredamaks. Ma õppisin selle maailma kohta rohkem, süvenesin sellesse, süvenesin reeglistikku rohkem, kui ma kunagi olen teinud. Mingil määral hakkas mul Age of Sigmar rohkem meeldima, aga mingil määral ma hakkasin nägema rohkem vigu, mis minu arust selles nii reeglisüsteemis kui maailmasüsteemis on. Seega ma ei tea, kas ma just leidsin mingi suure armastuse Age of Sigmari vastu. Pigem ma leidsin rohkem kohti, mida nii-öelda üles tõsta kui kritiseerida. Kohati küll, sest et ma olen igasuguste teiste mängudega tükk aega tegelenud, aga nende goblinite valmis saamine kohe tekitas üks elevuse, et tahaks neid proovida Spearheadis, tahaks neid proovida suures mängus ja igatpidi on selline tunne, et tahaks veel Sigmarit mängida enne kui suvi otsa saab. Kahjuks mitte. Toredamaks ta ei muutunud ja Kristjan ei nõustu praegu seal minu taga, aga kahjuks ta toredamaks ei muutunud, aga samas ma ei pane ka kätte ette, nüüd mul on vähemalt normaalne Spearheadi armee olemas, et kui tuleb mingi Spearheadi üritus, kuhu ma saan minna, suur rõhk on selle, kuhu ma saan minna, siis ma vähemalt võimalus on olemas, et ma tahan minna, et mul on olemas armee, millega ma tahaks minna, mitte see, et mul on need tormidaautud, keda ma üldse ei tahtnud näha enam. Ehk nüüd on vähemalt see, et mul on võimalus leida, et see mäng võib tore olla. Ja samas, kui ma kuhugi satungi, Tartus midagi mul aeg üle ja ma saangi tõesti see mängu teha, siis ma usun, et Spearhead on täitsa tore mäng. Et võib-olla ma täiesti suures armes ei tee, aga samas ma olen see võimalus lahti, et Spearheadi lihtsalt mängida. Kui keegi tahab Age of Sigmaris mingit armeed luua, eriti mis on seostatud mingi jumalaga, kas see on siis Sigmar või Korn või mis iganes, siis kasutage erinevaid mudeleid, mis Age of Sigmaris juba olemas on, et liitke kokku erinevaid rasse ja faktsioone, sellepärast et seal maailmas on see kuidagi väga võimalik minu arust. 40K's on kõik rassistid, seega seal ei saa seda nii väga teha, aga Age of Sigmaris on poliitika liberaalsem. Ma arvan, et ma soovitaksin väga Spearheadi. See on tore formaat, eriti kui sa elad Tallinnas, meil on nüüd ju Haamripubi, kus saab käia mängimas, proovida igasuguseid asju, et sa ise üldse rahagi kulutad ja seal on õpetajad ja kõik. Ja minu arust selles mängus on nii palju toredaid armeesid, toredaid vägesid, et sa leiad oma enda skuigi hundi ükskõik kuhu sa lähed ja kindlasti leiad midagi, mis hästi meeldib. Et Age of Sigmar on äge, eriti kui sa oled ainult 40K mänginud, et
avarda ennast ja, ja teha uusi asju. Ärge tehke selliseid projekte. Endale tähtaja panemine niisugust asjadega, eriti hobiga, ei ole üldse meeldiv kogemus tegelikult ja väga palju oli seda tunda, et nagu ei jaksa enam värvida, ei jaksa teha, tahaks nagu midagi muud teha, algus oli väga tore, aga siis tuli see, et meil on vaja see tähtaega teha, meil on see video vaja ära teha. Ma tean, et Lauri ka põles mingil määral natukene läbi, ehk ärge pange endale tähtajasid peale ja ei maksa teha nagu selliseid projekte. Aga Age of Sigmari mõttes, ma arvan, minge proovige Haamrit pubi vist on, et ma arvan, et see on päris äge, et kui Spearhead hakkab meeldima, ma usun, et hakkab Age of Sigmar meeldima. Mina ise lähen nüüd tagasi 40K maailma, kuigi 2 eelnevat vestlejat ütlesid, see on väga problemaatiline mäng, siis minule ta väga meeldib, sest 11. edition on äge, maastik on ilusam, armeed on vingemad, kõik on super. Kui seda projekti hindama hakata, siis ma ütleks, et see on Konnatigi mõistes siukene veidi ülekasvanud osa, kus ikka päris hästi nagu ujuda ei saa. Mulle meeldis, vesi on puhas, on ju, hapnikut on palju, aga samas pärast selle projekti tegemist ma ei tahtnud sõjamängudega mõndaga tegeleda ja ma hakkasin D&D-ga tegelema. Et mingid asjad ikkagi häirisid. Ta oli natuke liiga, ma ei tea, võib-olla see ajasurve mulle ei sobinud ja see, et ma ei saa hüpata projektile nii nagu ma ise tahan. Ta mingil määral võib-olla tüütas ära. Minu arvates mulle sobivad rohkem siuksed konnatiigid. See oli natuke rohkem võib-olla konnameri, et ma tunnen, ma olen kõige produktiivsem alati viimastel päevadel, nii et kui meil on terve kuu aega, siis see paratamatult tähendab, et ma enamuse kuust lihtsalt istun ja mõtlen, kuidas ma peaksin seda tegema ja see on siuke õrn stressiallikas. Et ma arvan, et siuke Spearheadi projekt minu jaoks ideaalis oleks siuke 1 või 2 nädalat, kus ongi siuke alguses elevusega lõpuni välja, asi tehtud, ei jää pikemalt segama. Aga üldiselt ma olen väga rahul, et see valmis sai, sest et need mudelid on istunud mul enam kui aasta või mitte küll kokku panduna, aga kontseptsioonina mu peas ja nüüd on ta valmis ja selle üle ma olen hästi rõõmus. Kokkuvõttes oli tore proovida. Võib-olla ongi see, et see oli see viimane asi, mida ma konnakasti jaoks tahtsin teha lähiajal. Mul ei ole rohkem ideid ei ole, aga see idee oli ammu mõttes, et võiks teha, sai proovida tehtud, leidsin, et väga ei ole minu jaoks. Natuke võib-olla tehnilise poole pealt oleks tahtnud mõnda asja paremini teha, parem tehnika. Kui kindlasti teeks tihedamini niisuguseid videost asju, siis ostaks nagu parandaks helikvaliteeti, parandaks videograafiat, aga kokkuvõttes on see, et niisuguse ühekordse projekti jaoks ma ei näe seda mõtet ja üleüldse mulle väga meeldis Lauri ja Kristjaniga lihtsalt kokku saada, teha see asju, see lõbus, jagada nende asju, arvamusi ja mul on tore näha, et kui erinevad kõik me oleme, kõik värviskeemide, kõikide arvamuste poole eest. Ehk kontrast on päris suur kõigi vahel ja see on ainult tore. Üleüldiselt tore projekt oli, uuesti ei ole plaanis teha.